2004. aasta aprilli lõpus sõitsime kolleegidega Marseille'sse. Tulemas oli etnoloogide, folkloristide üks maailmakongress ja kui me lennujaamas oma dokumente lasime nii-öelda läbi, lasime kontrollida, siis asjapulgad ametnikud ütlesid, et no nii, kui te tagasi tulete, siis on kõik juba teistmoodi. Te saate minna teistest väravatest ja tulete koju tagasi nagu valged inimesed. Mõtlesime meie. Enda arvates me olime juba ikkagi täitsa toredad, haritud, intelligentsed inimesed, valged inimesed igas mõttes. Aga kui me 1. mai hommikul lennujaamast hakkasime startima kodu poole, siis see tõepoolest hämmastas ja üllatas. Mitte kedagi eriti meie dokumendid ei huvitanud, pilte väga ei vaadatud, prille ei palutud eest ära võtta, vaid õnnitleti Euroopa Liidu astumise puhul ja peaaegu et kuningliku kummardusega avati väravad ja lubati meil lennukile minna. Ja täpselt samamoodi, kui me jõudsime koju Tallinnasse, siis peaaegu et aplausiga meid tervitati. Ja see on kahtlemata selline elamus, mis jääb aastateks meelde ja mis tuleb alati meelde just nimelt Euroopa Liidu päeval, et me saime selle kogemuse minna kodust ära nii-öelda ühtemoodi ja tulla tagasi hoopis teistsuguses situatsioonis, mis muutis Eesti lugu ikkagi päris arvestatavalt.